Tänane erisaade sõidutab meid mere taha Saaremaale. Nimelt on saarerahvas jälle ilma tegemas. Nad on Läänemere tervisemured enda kasuks pööranud ja kavatsevad seeläbi Saaremast veel vesiviljeluse mekka teha. Kuidas? Eks nad ise räägivad. Saaremaa oma 874 kilomeetrise rannikujoone ning pea 2700 ruutkilomeetrise pindalaga on suuruselt 4. Läänemere saar. Praegu elab Saaremaal veidi alla 32 000 inimese. Täna meil on olukord selline, kus kõik Eesti piirkonnad väljaspool Tallinnat ja Tartut tegelikult siis nii-öelda vananevad ja kahanevad. Kaasa arvatud meie. Ja prognoos on mitmeid, aga ühe kohaselt on aastaks 2045 umbes 5000 saarlast vähem kui on täna. Aga 5000 vähem tähendab tegelikult seda, et on ka muuhulgas 5000 maksumaksjat vähem, on vähem töökäsi, keda ettevõtted vajavad, on ju. Ja lõpuks jõuame selleni, et avalikud teenused ühel või teisel kujul kannatavad, et neid ei ole võimalik enam hoida ja parendada. Ja kui see juhtub, siis üks piirkond teatavasti muutub veel vähem atraktiivseks ja ilmselt see väljavool võimendub veelgi. Aga see sama meri tegelikult pakub täna Saaremaa kontekstis hästi palju uusi täiendavaid võimalusi, mida veel tegelikult ei ole, aga milleks on neil hästi suur potentsiaal. Ei, seda pole veel enne nähtud ega nähtaga nüüd, et visarahvas Viimseni püssi pöösasse viskaks ja mandri veel hullem Hiiumaa poole ajama paneks. Vetikaid ja karpe on ju kõik kohad täis, kus sa sedapsi ikka lähed. Jätan väikse pilu ka või? Ära jätamas. Sõbrakas on selle nimi. Naljad. On teil ka, jätke teie Ible ka oma naljad. Ja. Farmi ala stond, punkt 014.015, kontrollala, Veere, Karbi ja Vetika farm. Sondid välja, Vetika farmi vetikate hulk standardpangedes koguda ulvavetikat, 2 pangedaid. Mis asi see ulvavetikas on? Ulvavetikas on üks rohevetikas, mis on söödav. Umbes nagu, ma ei tea, nagu lehtsalat või midagi. Ja siin Saaremaal toimub üks väike toidufestival või midagi sellist, kus tippkokad tulevad kokku ja vaatavad, mis rokk annab sellest ulvast keeta ja siis kogume veidikene seda vetikat neile ette. Kogemata hakkas meil kasvama. Tegelikult meie eesmärk on kasvatada seal põisadru, niisugune põisadru lahtine vorm, hästi unikaalne ainult Saaremaal on. Ja me hakkasime seda kasvatama, aga siis see pealisvõrk, mis me kasutame seal selles farmis, et see põisadru välja ei pääseks, et see osutus väga heaks substraadiks selle samale ulvale vetikale. Ja nüüd kasvab, vohab seal nii, et ka hästi. Nagu hülge vesilale. No puhas kuld. Anna ma vastu pistan. No ta natuke soolane võib-olla hetkel, aga põhimõtteliselt on jah, et natuke magedat seest läbi ja siis on niisugune hästi tervislik täit. Puhas kuld ütled või? Jah. No kulda ei sööda ka tegelikult võib-olla. Ma rüüpan merest soolast vett. Ei, tegelikult täitsa okei. On, muidugi jah. Jaapanlased söövad juba kaua aega seda. Täitsa muhe. Kui panna natukene maitseaineid. Võib-olla natukene praevõid. Praegu on ta ikka natukene selline merevesi tualettpaberiga. Et me olemegi tegelikult saabunud Tagalahte, et vaadata
kõike seda, mis kõlbab nagu panni peale panna. Ja mõistlik inimene ikkagi kasvatab sellist asja, milles ka nagu kasu sünnib ja kasutab seda vett ära selliselt, et oleks eriti efektiivne see tegevus. Kõige sügavalt meil kasvavad karbid, siis kui läheme natukene madalamale, siis me saame näha sellist vetikat nagu põhisadru, kes aga lahtist vormi on võimalik siin tagalahes kenasti kasvatada ja kui me päris pinnale tuleme, siis see pinn on kaetud ilusa rohelist värvi vetikaga, millel on kena ladinakeelne nimi ulva. Laias laastus tähendab vesiviljelus kalade, karpide, vähkide ja veetaimede kasvatust, mis annab efektiivsete tehnoloogiate abil suuremat toodangut, kui loodus ise pakkuda suudab. Kohalikul tasandil on vesiviljeluse arendamine sisse kirjutatud pea kõikidesse Saaremaa arengut puudutavatesse dokumentidesse. Riiklikul tasandil aga reguleerib merealadel majandamist merealade planeering, kus on lisaks palju kõneainet pakkunud taastuvenergia tootmisüksuste aladele välja toodud ka kohad, kus tohib tegeleda vesiviljelusega. Ja väga palju neist on, eks ole, meie nii-öelda ranniku vetes või ranniku lähedal. Et see eeldus selles mõttes täna loodud, et kui sa paned täna merre ühe avamere sumba või tuulepargi, siis tegelikult menetlusprotseduurika on täpselt sama. Keskkonnamõju hindamised, avalikustamised, kõik need jutud seal juures, eks ole. Et selle nii-öelda nende võimendamiseks või kiirendamiseks tuleks neid protsesse väga selgelt nagu lihtsustada. Loode Saaremaal asuvat tagalahte peetakse muuseas üheks kõige poosemaks merevesiviljeluse piirkonnaks terves Eestis. Korralik veevahetus suure merega, sestap ka soolasem kui mujal, on Veere sadama alla toonud nii teadlaste tehtud karpide ja vetikate farmi kui hiljuti omanikke vahetanud Eestimaa ainsa avamere kalakasvatuse. Praegu sirgub sumpades ligikaudu 300 tonni vikerforelli, keda jõudumööda välja püütakse ning poelettidele kalasõpru rõõmustama saadetakse. Sul tuleb nii hästi välja, võib-olla kaalud suvetööna. Kui saab see telehooaeg varsti läbi, siis ma rikun ilma töötama tule. Me kasutame Taani tootja sööta Beomar ja mis on väga oluline meie jaoks on see, et me kasutame siis Blue Impacti, mis on siin samas kasvatuses välja töötatud. Enne meid küll, eks ole, lihtsalt oluliselt madalama või väiksema jalajäljega kui on teised söödad. Nii, siin peab ettevaatlikult olema, muidu oled sumba all. Fred, te olete praegu ainus Eesti avamere kalakasvatus. Miks see sedasi on? Eks see lubade menetlemine ja taotlemine võtab ju omajagu aega. Seal on, ütleme niimoodi, et on välja astutud teatud alad, kus seda on üldse võimalik teha. Siis hakatakse nendele aladele taotlusi tegema, siis hakatakse seda keskkonda uurima ja kõik need asjad võtavad omajagu aega. Taotlusi on kõvasti praegust menetlemisel, neid ei ole lihtsalt väljastatud. Te olite, nagu ikka saarlased, õigel ajal õiges kohas, essad. No ütleme niimoodi, et me juba ostsime valmis lahenduse. Selle võrra arvatavasti maksime natukene rohkem raha, aga vähemalt me saame asjaga nagu pihta hakata. Tahet ettevõtjatel on. Red Stormile on väljastatud ka teine luba tänastest sumpadest 8 kilomeetrit põhja poole keset suurt ja tuulist merd. Praegu pole seal veel midagi, aga õigel hetkel loodab Saaremaa ettevõte kasvatada loodavates sumpades kuni 3000 tonni kala aastas, millest jätkuks nii kohalikule turule kui ka ekspordiks. Kindlasti on see sektor, mis on veel titekingades, siin on arengumaad kõvasti. Meie näeme, et see võiks olla väga oluline sektor riigi jaoks ja ka Saaremaa jaoks läbi. Ja hästi oluline kogu selle nii-öelda potentsiaali realiseerimise juures või avamere vesiviljelusüksuste rajamise juures muu hulgas on see, et ka nii-öelda erinevad osapooled teeksid omavahel hästi tihedalt nagu koostööd, et olukorras, kus meil tegelikult täna ei eksisteeri lahendusi, on meil vaja tegelikult endale sobivad lahendused koos mudeldada, meil on vaja saada muu hulgas riiklikku tuge, et kõik need plaanid ellu viia, sest et kõigi meie huvides on ju võimalikult suur osa sellest väärtusahelast koha peale jätta ja see annab tegelikult hoogu kogu Eesti majandusel ühel või teisel kujul. Läänemeri on paraku eutrofeerunud meri, ehk vesi sisaldab tohututes kogustes toitaineid, mis on kunagise loodusliku tasakaalu paigast ära löönud.
Nõukogude ajal sattus merevette hulgaliselt põlluväetisi, mida sademed põldudelt kraavide jõgede kaudu merevette uhasid. Lisatoitaineid toovad merevette ka kalakasvatused, sest kalade toitmiseks kulub mitu tonni sööta päevas. Seetõttu tuleb kalakasvatajatel kõik võimalikke keskkonnamõjusid arvesse võtta ning neid minimeerida ja kompenseerida. Palju saab ära teha kvaliteetse kalasööda abil, mis on kasulik kaladele ja väheohtlik keskkonnale. Seejärel tuleb ühe kompenseerimismeetodina välja püüda näiteks ümarmudilad. Aga mängu tulevad ka söödavad rannakarbid. Mis kalakasvatus on, me võtame tegelikult mingisugused graanuleid, viskame neid sinna kalasumpa, kala sööb ära, muist tuleb merepõhja, ega kala umbneloom ei ole. Osa tuleb ka tagantpoolt välja ja see kõik lisab niigi juba Läänemere selle toitainete koormusele. Aga siin on üks sükene võimalus, et kui me nüüd kombineerime seda karbi ja kalakasvatust, siis on võimalik tekitada olukorra, kus kalakasvatuse toitaine või keskkonnamõju on olematu või isegi ongi null. Ja ideaalis isegi selline, et kalakasvatus võib lausa toitaineid Läänemerest eemaldada, kui meil on piisavas koguses mingisuguseid kompensatoorseid nagu meetodid kõrval nagu karbi või siis kalakasvatus. Et see ongi üks põhjus, miks tegelikult siin Tagalahes on see karbikasvatus. Et see karbikasvatus ühelt poolt toetab kalakasvatust, et kalakasvatusest tulevad, ei ole nii selline sugev keskkonnamõju, nagu ta muidu võiks nagu olla. Ja teiselt poolt see sama kalakasvatus toetab ka karbikasvatuse arengut, sest ütleme me kohalikud inimesed esiteks, nad ei ole harjunud karpi sööma, nad ei tea, kuidas see karp on ju, kuidas seda kasvatada. Ja nüüd, kui on meil üks niimoodi huvitatud ettevõte, kes siis tahab toetada sellist arengut, siis see on ainult kiiduväärne tegevus, sellepärast, et ükskord, kui meil on see teadmine olemas, kuidas me karpe kasvatame ja kuidas sellega siis keskkonda puhtamaks teeme, siis me saame seda teadmist jagada teistele ja arendadagi sellist nagu kohalikku majandustegevust, pakkuda nagu kohalikule inimesele tegelikult tegevust, sest kala hakkab ju merest otsa saama. Ühesõnaga, plaan on praegu minna natuke sinna poole ja siis selle karbifarmi kõrval kohe meil on sellised instrumendid, mis mõõdavad kõike võimalikke vee näitajaid. Ja seda on vaja selleks, et me aru saaksime, kus karbid kõige paremini kasvavad ja millistel tingimustel on need nagu hea olla. Ja me läheme ja toome need sealt veepõhjast ülesse, et vaadata, mis andmeid nad mõõtnud on. Ja ühtlasi siis vaatame, ujume ringi, vaatame, kuidas karbid meil siin kasvanud on. Saavad valmis, jah? Mission completed. Siin on silm, otsasilm. Siit pühib eest ära. Ta mõõdab, kas ilmselt mõõdab vee selgust. Kuigi Läänemerre ei satu enam nii palju väetisi kui sügaval nõukogude ajal ja kaasaegne teadmine keskkonnahoiust on teinud tohutu hüppe, on meie merevesi endiselt üleliia toiteainete rikas ehk eutrofeerunud. Toitained pistavad aga rõõmuga pintslisse mikrovetikad, kes omakorda külluslikuks ninaesiseks Läänemeres elutsevatele söödavatele rannakarpidele. Viimased on muuseas tipp-top toit inimesele, sest karbi liha on valgu ja süsivesiku rohke ja isegi kest on täis kasulikke mikroelemente. Lisaks sisaldavad söödavad rannakarbid tauriini, mis on võtmeosaks energiajookides. Lisaks on tal ka tõestatud selline põletikku alandav toime. Kui nüüd inimene leiab viisi, kuidas veepuhastajad õigel hetkel ise nahka panna, on taas kord astutud sammuke, kuidas rikastada toidulauda ning hoida kohalikku majandust vee peal. Ehk siis me tegelikult tarbime probleemi ja saame toitu ja Läänemeri saab puhtamaks. Aga kui palju siis neid karpe, see on kolossaalne hulk peab neid olema siis? No õnneks Läänemeres ongi karpe ka looduslikult väga palju, tohutult palju. Aga et seda asja nagu veelgi enam nagu fookusesse võtta ja võimendada nende mõju, siis on hea need samad karbid, mis muidu on merepõhjas, tõsta veesambasse. Sellepärast, et veesambas on toitaineid rohkem. Kui me vaatame nüüd liigiliselt, siis ta on täpselt sama karp, mis sa leiad kaupluse riiulit, ehk siis sama Sinimere karp. Aha. Et
ainukene vahe on see, et kuna meie Läänemere soolsus on nüüd oluliselt väiksem, kui on ta Vahemeres või ookeani tingimustes, siis see pärsib selle karbi kasvu päris oluliselt. Et kui Vahemere tingimustes on ta kuskil kuni 8 sentimeetrini ja ookeani tingimustes isegi üle 10, siis ega ta meil üle 2 sentimeetri, 2,5 sentimeetri maksimum nagu väga ei kasva. Ja see loob omaette väljakutset just seoses sellega, et kuna selle looma suurus on niivõrd pisikene, siis otse toidulauale teda söögiks kasutada on ülimalt keeruline. Et kui nüüd leida selline viis, et ei peaks üleüldse kesta lihast eemaldama, et siis tegelikult potentsiaalis oleks see nagu väga-väga hea väljavaade. Kas see võiks olla ka näiteks Saaremaa, kuidas öelda siis, ettevõtluse selline kroonijuveel ühel ilusal päeval või? Absoluutselt kindlasti. Selles suhtes, et ta ju on selline kas või rannakogukondadele passiivse sissetulekulaadi tegevus. Peale selle, kui sa nii-öelda substraadi paned vette, vahepeal teda jälgid ja 18 kuu pärast korjad välja, sinna oluliselt mingisugust tegevust vahepeal sisse ei ole vaja panna. Nii et jääme lootma siis, et neid, kui ülevalt vaadata pilvepiirilt või ülevalt drooni pealt, siis selliseid nööre, rippuvaid nööre on varsti siin lahes rohkem ja rohkem aina. No jääme lootma, täna Rootsis on juba päris palju, tekib juurde päris palju ja loodame, et meie regulatsioonid jõuavad ka sinnamaal, et neid täna vette panna on võib-olla tulevikus palju kergem. Sina võib-olla tead natukene siin lähemaid tulevikuplaane ka, olgu katsetame karbikasvatust, vetikakasvatus, avamere kalakasvatus. Mis meil veel siin tulemas on? Mul on ikkagi tunne, et Saaremaa nagu on niisugune sinimajanduse mekka Eestis või vähemalt võiks seda nagu tiitlit omada. Igal juhul me sooviksime, et see nii oleks, et sellest nii-öelda vähenevast ja vananevast nii-öelda taagast ikkagi üle olla ja seda potentsiaali realiseerida. Täna on, ennustab seda võime, eks ole, just nimelt vetikad, karbid, avamere kalakasvatused, taastuvenergeetika, vesiniku tootmine. Aga jällegi, et selleks, et need samad tuleviku majandusharud mehitada, selle jaoks on vaja nii-öelda tarku inimesi. Selle jaoks omakorda on vaja neid õpetada ja siin tulevad soovitavat õpetada koha peal. Ja koha peal, kusk mujal, eks ole. Mereharidus, mida inimesed täna vajavad, mida nad kunagi varem saanud ei ole? Pikka aega on meil olnud õppekavanud tõesti väikelaeva ehitus ja meretehnika. Me oleme peaaegu 15-20 aastat juba neid õpetanud. Tänaseks oleme aru saanud, et väikelaevade ajastu on oma aja ära elanud. Tuleb robotlaevade ajastu. On suuremad, laevad on autonoomsed, ise sõitvad, meretehnika läheb järjest targemaks ja nutikamaks. Lisaks on suurt populaarsust ja kandepinda kogunud termin sinimajandus, nii et sellest sügisest alates on meil avatud ka täiesti esmakordselt ja ainsana Eestis ka kestlike sinimajanduse tehnoloogiat õppekava. Sa võid seda siis lähemalt vaadata, et see on täna hommikul just värskelt toodud põhisadru oma naturaalses olekus. Meid ennast ka tegelikult hästi huvitab, et mis on teiste vetikate potentsiaal. Et sellepärast ma tulin ka siia õppima. See on üks huviobjekt, et võiks olla enda vetika peenaar. Aga tegelikult tunneme rohkem suurt sellist missioonitunnet just, et meie Läänemeri oleks puhtam. Kuna me kõik teame, et see on kahjuks väga kehvas seisus hetkel. Ja väga hea on tulla seda õppima just sellepärast, et siis saad ümbritsetud ka nende inimestega, kellel on see sama missioonitunne. Et mida me tegelikult teeme siin, et miks me nüüd mängime selliste asjadega ongi, et me tahame leida erinevaid võimalusi, kuidas nüüd vetikat ära kasutada toidu eesmärgil, et ta oleks maitsev, et ta võiks ideaalis jõuda ikkagi ka meie toidulauale peagi. Tegelikkuses on meil muidugi veel olemas ka meretehnika magistrikava ja kuni doktorantuurini välja. Me saame süvendatult õppida eelkõige insenertehnilise nurga alt. Meil on ainuke koht Eestis, kus tulevad mereinsenerid.
edasi liigub, siis vesi käib seal konveieri pealt läbi, paneme korra selle konveieri ka tööle. Ja kui vesi seal konveieri pealt läbi käib, siis taga on filter, kus jääb siis kõik see pinna peal olev siis mustus nagu peale. Ja siis niimoodi nagu töötabki, selle eesmärgiga siin ongi. Et siin filtri pealt on näha, et tegelikult siin pinnase peal ongi selline valge sodi, keskelt on nagu näha seda valget sodi. Et samamoodi tegelikult saaks sellist masinat kasutada näiteks, et mere pealt plastikpudelit korjata. Aga siis ei oleks seda konveiersüsteemi siin üldse vaja. Olekski siia panna mingi suurem võrk nagu taga, ja siis ta sõidab ja kõik, mis siit poolt siis sisse läheb, et siis jääb nagu võrku kinni. Nii töötatakse Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis välja kõike põnevat vetikaretseptidest robotlaevade ja allveedroonideni välja, sest mida suurem on riiklik surve meremajandamise osakaalu tõstmisele, seda rohkem on vaja kompetentsi. Suurem osa häid algatusi kipuvad raha taha jääma. Kuidas üldse sellist kaasaegset mereharidust ja innovatsiooni selles valdkonnas rahastada? See on väga hea küsimus, sest teadupärast ülikoolidel raha üle ei ole. Haridus ja teadusarendus on riiklikul tasandil alarahastatud. Ka riigi eelarves ei ole neid vabu ridu, kust võtta selle tarbeks. Nii et meie jaoks ongi ainuke võimalus minna riigist väljapoole, vaadata Euroopa Liidu ja Brüsseli poole ja taotleda sealt projekti rahasid. Meil on käsil tõesti mitmed suured projektid. Üks nendest on ülikoolisisene algatus, valdkondlikud tippkeskused. Meil on loodud ülikoolis Targa mere tippkeskus, mida ma eest vean. Ja selleks valmistame ette projekti taotlust, küsida Horizon Teaming Partnershipist meetmest raha 15+15 miljonit. Selle 30 miljoni eest ongi meil plaanis luua digitaalne kaksik Läänemerest, mis sisuliselt on platvorm, kus me saamegi modelleerida, simuleerida erinevaid variante, näha ette erinevaid, mis siis saab, kui stsenaariume, katsetada ja proovida erinevaid tulevikuversioone ja töötada välja ka uusi ökosüsteemi teenuseid. Millal selline investeering Saaremaa tabada võiks? Kui selline investeering meile positiivse otsusena ära tuleb, siis kindlasti ei saa mõjutatud ainult Saaremaa, vaid absoluutselt terve Eesti riik. Ja esimene reaalne võimalus on 2026 lõpp. Et me tahame olla väga selgelt mingites erialades või mingites valdkondades täna need, kuhu koondada nii-öelda pilgud, tähelepanu ja võimalused, et just nimelt vähendada ühelt poolt praegu mujale liikuvat noorte hulkasid ja mõnevõrra siis olla atraktiivsem just nimelt neile, kes ennast selliste suundadega siduda soovivad, et neid siis siia juurde meelitada ja just nimelt nende samade tuleviku majandussuundadega jõuda sinna, kus meil on potentsiaal selgelt olemas. Mis saab olla parem Saaremaale, kui meil on ühel hetkel Saaremaal väljaõpetatud spetsialistid sõidavad Saaremaal ehitatud laevadega Saaremaa sadamatest vesiviljelusüksustesse või taastuvenergiaüksustesse head palka saama. Et see võiks olla selgelt meie eesmärk, see strateegiates selliselt ka kirjas on ja eks me kõik koos töötamegi selle nimel, et nii täpselt läheks. Egas midagi, soovime saarlastele hüva pärituult maailma muutmisel ja ikka, et kõik see tark meri, sinimajandus, vesiviljelus ja taastuvenergeetika ikka kõik Saaremaaga seostuks nagu kadakad ja kuiva kala. Kohtumiseni järgmisel nädalal.